Pidžaamapidu Adaga on hullamiskindel. Näpsi, parim madrats, punkt. Tere tulemast tagasi, uus episood Pidžaamapidu Adaga ja tere tulemast, kui sa üldse esimest korda siin oled. Nice to have you. Minuga on täna stuudios influencer nagu mina ise, Suunamudi ja sisulooja Natali. Kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi. Väga hästi. Mõtlesin, kuna me mõlemad oleme influenceri elus ja ma tean, et sina ka tead päris paljusid tuntud inimesi lähedamalt, kui ma ütleksid mina, siis ma mõtlesin, et võiks teha sükse väikse gossipi episoodi ja lihtsalt jutustada Girl Talk üleüldse, vaadata, mis siin, kuidas erinevad inimesed päriselus versus sotsiaalmeedias. Kas sa ise arvad, et sina oled orgaaniline sotsiaalmeedias? Ütleme niimoodi, et suures pildis kindlasti. Et ma ikkagi püüan olla mina ise ja jälgida oma põhimõtteid ja neid ka edasi anda. Aga ütleme jah nii, et päriselus ma olengi siuke, et ma võin ringi käia nädal aega järjest samade stressides ketšupi plekk jala peal. Ja sotsmeedias ma olen pigem siuke kingadel, väike šampanja kogu aeg käes. Aga et see ongi see väike vahe, et lihtsalt paralleelnäide, et tegelikult ma ei ole siuke fancy igapäevaselt. Aga Instas ma tahaksin olla siuke, ma ei saa öelda, et ma tahaksin olla, aga ma nagu olen suutnud luua siukse kuvandi endast, et ma olen siuke makstibi. Käin ainult Louis Vuittoniga ringi, kuigi absoluutselt ei ole see nii. Oma esimese Louis Vuittoni ma sain 2 aastat tagasi. Mul ei ole ühtegi. Mingi fake on. Et selles suhtes et ma üritan ikkagi olla mina ise. Aga samas mõtlengi, et sa oled siukse kuvandi loonud, aga samas see on ikkagi sina. Ma olen sinu juures käinud, ma näen. Esimene asi, kui sa astuta korterisse sisse, on terve sein, on kontsakingid täis lihtsalt. Et see tibivaib on ikkagi nagu sinu loomuses ka? Kusjuures ma arvasin, et sa küsid midagi siukest. Minus on 2 poolt. Et vahepeal mulle meeldib ringi käia kapuuts peas, panen oma Cardi B peale. Absoluutselt ma ei propageeri vägivalda, aga näiteks ongi mingid inimesed, kes feigivad, kes mulle tee peal ette jäävad. Ma ei tea, minust halba räägivad, siis ma tahaks neile kohe lõuksi anda esimese asjana. Teine pool minust on selline, et kui ma olen kuskil üritusel, siis ma olen mingi flawless, mingi Beyoncé, mingi relax your pants, et see ei pea käima ja tõestama kõigile kogu aeg midagi. Et lihtsalt jutu jätkuks, et minust lihtsalt on 2 poolt, ongi nii, et kusjuures kui mu pilte vahepeal vaadata ka, siis mulle isegi meeldib kanda dressipükse kontsakingadega ja siis mu sõbrad on nagu mingi sul nagu viga on või miks sa nagu niimoodi riides käid. Ma ei tea, mulle lihtsalt nii meeldib. See on nii mina, nagu päriselt. Ma ei tea, see on nii lahe. Ei, see on üliilus stiil. Aga kui minna tagasi selle poole, et sa paneksid kapuutsi pähe ja tahaksid lõuganda, kas sul on tulnud ette hetke, kus sa pead minema catfighti? Kuskil 5 aastat tagasi ma olin selline, et ma päriselt võisingi minna kätega kallale. Jällegi ma ei propageeri midagi, siis ma olin lihtsalt ise väga katkine inimene. Täna ma ikkagi üritan olla selline, kuidas nüüd öelda? Sophisticated või? Jah, kuidagi nagu niimoodi ja selles suhtes, et ikkagi suudab keegi kuskil mind närvi ajada, nagu näiteks üks väike näide. Kuskil pool aastat tagasi oli sellise klubi sünnipäev nagu Safe, kus me siis läksime sõbrannadega täitsa nagu lampi lihtsalt istuma, et ei olnud üldse plaanis nagu hullult seal pidu panna ega mitte midagi, läksin nagu viisakusest, sest et see pidu oli kutsetega. Ja sa olid kutsutud, jah? Jah. Ja kõrval lauas istus siis üks influencer, kes on siis minust palju edukam, tal on rohkem jälgijaid ja nii edasi. Mida ma ei suutnud nagu ära imestada on see, et sa oled samal peol kutsega, ja sa lihtsalt käitud nii maakalt, kui üldse saab käituda. Kõigepealt siis, tegemist oli siis influenceriga, kellel on veel omakorda kõik sõbrad tuntud, on ju, enamus. Siis kõigepealt tegelikult selle, kellest ma praegult räägin, tema sõbranna tuli kõigepealt meie lauda rämmama, siis talle öeldi viisakalt, et mine minema, ta ei läinud. Liitus siis see põhitegelane, on ju, kes samal päeval vist käis kuskil filmifestivalil
ma ei hakka sellest rääkima, sest ma täpselt ei tea, kus ta käis. Igastahes ta oli nagu ennast väga üles löönud, aga et nagu see nägu selle riietusega üldse kokku ei läinud. Et mis ma nagu öelda tahan, on see, et inimene promob ennast sotsmeedias, et ta on läbi ja lõhki aus, ta ei luba kellelegi liiga teha, talle ei meeldi, kui tema poole pöördutakse ala klatsiga. Mida teeb tema? Tuleb meie lauda, lihtsalt hakkab lõugama, rämmama, ropendama, võtab lauha pealt šampuse pudeli, keerab selle teistpidi ja hakkab karjuma ja meid sõimama tähendab. Oota, kallas välja selle või? Seal oli veits ja selles suhtes ei ole nagu põhipoint, aga lihtsalt, et ta oli samal peol kutsega. Ehk siis ta jõi täpselt samamoodi näiteks tasuta šampust. Ma arvan, et see ei olnudki ta point, vaid ma olen talle lihtsalt kuidagi ette jäänud kuidagi pidi. Ja ta väljendas siis ennast niimoodi, et ta tuli sinna, võttis selle šampuse pudeli laua pealt, keeras tagurpidi, sõimas meid vaeseteks. Siis kui mu sõbranna kutsus teda korrale, ma nagu reaalselt istusin niimoodi, ma ütlesin, ma ei suuda, et nagu kõik teavad, nagu, et kui ma plahvatan, siis ma plahvatan. Ja ma olin vait. Siis mu sõbranna Cecilia siis ütleski talle, et palun minna ära. Siis ta nagu jäänud vait, muideks meie ühine sõber Silver Meier oli meiega koos. Pärast teda unfollowti, ta vist sellepärast, et oli meiega ühes lauas. Okay. Ühesõnaga point oligi selles, et ta tuli meid sõimama vaeseteks, pakkus peksa ja põhimõtteliselt, kui mu sõbranna oli nagu lihtsalt, et kas sa jääd vait, vaata, et nagu põhimõtteliselt läkski nagu kakluseks, aga mitte niimoodi, et kätt pidi juba kallal või midagi. Ja õigel hetkel tuli just teenida ja ma ütlesigi talle, et kui ta teda nagu ära ei vii, ma võtan selle sama šampusepudeli, on talle pähe kinni lihtsalt. Ja mingi vahepeal käis teda 60-aastane inimene seeliku sabast ära tõmbamas, nagu ma nimesi ei nimeta sellepärast, et ma ei jaksa pärast järgmised 5 aastat elada, et mina tahan kellegi tuntust või mis iganes kuulata seda juttu. Ja see oli minu jaoks nagu selline šokk selles suhtes, et kuidas sa nagu käitud üldse niimoodi, et sa nagu minul on niisugune põhimõte, et nii kaua, kuni minu ema elus on, siis mina esindan teda, kui ma nagu väljas käin, selles mõttes kodune kasvatus ja nii edasi. Et minu jaoks nagu see oligi niisugune šokk, mis mul nagu viimasel ajal just juhtus. Et see näitabki jälle seda, et inimene on üdini fake ja selliste inimestega tehakse koostööd, promotakse teda, tal on jälgijad ja fuck, sa ei oska ikka käituda nagu. Võt süükka asja mind sitaks närvi, vabandust, et ma ropendan, aga lihtsalt see on minu jaoks selline asi, mis ma ei aksepteeri sellist asja. Eesti üks jälgitum inimene ja tema see sõbranna siis, kes temaga koos oli, ega tema nagu parem ei olnud, rämmas täiesti mingi juuatäis peaga, jauras midagi, pärast nad läksid ära muidugi. Ja see jätkus kõik läbi Messengeri veel. Mitte küll see põhitegelane, vaid see tema sõbranna siis kirjutas siis mu sõbrannale Nad ei ole ju noored ka, on ju? Ei, nad on meie vanused selles suhtes, ma arvan, et sellises vanuses inimesed juba omavad lapsi. Nii et sa tunned, et nad mõlemad on kuidagi loonud fake kuvandi sotsiaalmeedias? Ja loomulikult seda tegelikult teavad väga paljud ja ka keegi ei julge nagu lihtsalt rääkida sellest ja neid teemasid tõstatada, sellepärast nad ongi edukad. Selle koha pealt ma hoian suu kinni, et kui inimene on self-made, mis tegelikult ühe puhul mitte, aga teise puhul kindlasti. Et põhimõtteliselt jah, et sa nagu, ma ei saa lihtsalt aru sellest, et mis see nagu annab, et miks sa nagu oled siuke kiusaja tüüpi ja siis samas sa tahad nagu fleksida, et sa oled jube hea inimene, et ole siis nagu stay true, nagu ole siuke nagu sa oled, mitte niimoodi, et kaamera ees üks inimene ja kaamera taga nagu teine inimene. Aga jah, mis ma tahtsin veel öelda oli, et tegelikult inimesed teavad seda kõike. Nagu mõlemast nendest, kellest ma praegu räägin parasjagu, kui nad ruumist lahkuvad, kõik stilistid, meikarid, koostööpartnerid, kõik räägivad taga neid. Absoluutselt kõik. See ei ole mingisugune... Aga miks keegi ei julge näkku öelda? Ma ei tea, sellepärast äkki nad kardavad mingisugust canceldamist, et ma nagu I don't need your situation, sellepärast ma ei maini neid nimesi, et I don't care nagu who you are, aga nagu kui sa oledki, you act trash, you are trash nagu to me. Ma tean, kellest sa räägid. Ja ma olen väga tihti oma YouTube'is mänginud seda mängu, et vasta või söö või vasta või joo ja et kui sa ei taha vastata küsimusele, et siis sa pead karistuse saad.
ja mul on tihti olnud küsimus, et kes on Eesti ebameeldivaim kuulsus. Ainult ühel inimesel on olnud erinev vastus, ainult Silver vastas teistmoodi. Kõik teised on öelnud mulle täpselt sama nime. Ja see panebki mõtlema, et kas üks hetk lihtsalt, kas inimesed ei karda, kui nad on endal sotsiaalmeedias kuvandi loonud, mina kaasa arvatud, ma üritan võimalikult neutraalseks jääda. Sama. Sa ei pruugi mu lemmik inimene olla, kui ma sinu kokku saan. Ma olen viisakas, ma räägin sinuga täiesti nagu okei, ma ei pea ennast kõrgemal sinust või allpool, mitte sinust, aga sellest inimest, kellega ma koos on. Ma ei tunne, et ma olen kuidagi halvem või parem. Ja ma tegin ühe kommentaari sellele neiule, et ma isegi ei teadnud, kes sa oled enne Rannamaja. Ja see pilk silmis oli siuke, et ta matab mu maha. Okay. Ta ei öelnud mitte midagi, aga tahakski teada, kust maalt umbes hakkab see, et inimene on põhimõtteliselt oma hinge kuskil devilile müünud ja kõik ta väärtused lendavad. Ma loodan, et see minuga ei juhtu. Ma ka luban siin igast asju, et jaa, ma postitan seda ja postitan seda ja tihti see nagu, ma pean ennast pushima, et olla ikkagi see, kes ma olen lubanud inimestele, et ma olen ja kui ma seda ei tee, siis ma ju vabandan. Jaa, ma ootan endiselt sellelt inimeselt vabandust, kes käis rämmamas ja mind sõimamas. Oota, aga mis sõnumid peale seda olid? Et see sõnumeerimine oli siis niimoodi, et pärast need inimesed ei rahunenud maha, siis selle põhitegelase sõbranna kirjutas mu sõbrannale edasi samal õhtul, süüdistades mind kõikides oma eluprobleemides põhimõtteliselt, siis mu sõbranna ütleski talle, kuule, back off, nagu ma ei taha su sõber olla, lihtsalt ära kirjuta enam mulle. Ja ma olen terve elu olnud selline, et mul on vaja kohe mingit, kui ma olen nagu kaine ja mis iganes, siis mul on vaja nagu mingitele asjadele selgitusi saada. Ja ma olin sellel inimesel blokeeritud, ma isegi ei tea, mis põhjusel. Ja ma kirjutasin talle vist ema konto alt üldse, ütlesingi, kuule, et ma tahan suga rääkida, et reaalselt it's enough nagu. Ja me rääkisime jumala okeilt ära nagu selles suhtes selles mõttes okeilt, et pööras selle olukorra täiesti tagurpidi. Ma ju sain aru, mida ta tegi, aga ma olin okei, fine, I can live with that nagu. Pärast helistasin veel oma sõbrannale, rääkisin, et mis me rääkisime, kes läks omakorda veel närvi mingi asja peale, sellepärast, et seesama inimene siis rääkis mulle minu sõbranna saladusi välja. Ma legit teadsin neid tegelikult, aga tema ei teadnud nagu. Hakkas üldse mingi lambi asja arutama. No issand, see kõik nagu praegu tundub nii lapsik ja mõttetu, aga tollel momendil ma olingi nagu, et probleem oli üldse mingi eilses õhtus hakkad mulle rääkima, mis toimus mingi 2 või 3 aastat tagasi. Mille peale see inimene ütleb mulle, et kellega siis see tüli oli, et kuule sa ikkagi tekitad draamat, ma panen sulle uuesti ploki. Ma soovin suga arutada asju, sellepärast, et me võib-olla peame kunagi samas seltskonnas olema. Et nagu ma ei taha mingit hõõrumist, for real nagu sama teema, et kui sa mulle ei meeldi, I can live with that nagu, aga ma nagu ei näe pointi, ma ei saa kunagi aru nendest inimest, kes draamatsevad, kes ajavad mingid pealkirju taga, kes tekitavadki mingeid nõmedaid situatsioone, nagu mul tekitavad kõik sellised asjad ärevust, ma isegi ei joo kohvi sellepärast, sest et mulle ei meeldi see ärevustunne. Aga mina nimetan selliseid inimesi energiavampiirideks ja kui nad tahavad olla sellised, siis olge. Point on selles, et kõik tuleb alati ringiga tagasi ja kui see ei tule sinuni tagasi, siis see tuleb su lasteni tagasi. Ja kui sa tahad elada nii, siis go for it. Kas sa tunned, et sa oled sotsiaalmeedias, ütleme, ennast piisavalt käima saanud, kui tuleks siuke idee sulle näiteks, et sa põhimõtteliselt kutsud kuidagi paparatsi või lased kellelgi teha endast skandaalses olukorras pildi. Kas sa jõuaksid kunagi sellele maale üldse, et nagu sa tahaksid piisavalt uudistes olla, et sa hakkad mingi fake stsenaariumeid tegema? Ei, ehtne näide mingi pool aastat tagasi äkki tuli välja minust uudis, kus mind pandi Ron Nõmmega paari. Mille peale ma siis läksin selles mõttes närvi, et ma kirjutasin sellele ajakirjanikule ise, et mult on ennegi küsitud intervjuusi mingitel üritustel, kui ma olen kuskil võistelnud samamoodi, ma ignoreerin. Praegult ongi see, et mul on praegultki väga uus tunne siin olla, et samas on nagu väga põnev, samas nagu minu jaoks väga uus. Ühesõnaga, ma kirjutasin sellele ajakirjanikule, et miks sa paned selle
okei, kui sa tahad uudist teha, tee. Miks sa paned nagu samasse uudisesse näiteks mingi neiu, kes selles mõttes tänases olukorras enam ei ole seotud selle kutiga. Et see uudis oli siis see, et kõik saavad aru, kellest ma räägin, Brigittest on ju, et see uudis oli selline, et et me veetsime koos aega, et kas ma olen ta uus neiu, et mina olin kuskil duubli saates ja siis umbes Brigitte oli ka. Siis ma nagu kirjutasin sellele ajakirjanikule, et palun seleta mulle nagu lahti, et miks ta on seal uudises. Inimene vastas viisakalt läbi lillede, et põhimõtteliselt sa oled mitte keegi ja tema on nagu clickbait. Arusaadav. Okay. Aga ta ei öelnud õelalt mitte midagi, ta lihtsalt ütleski, ma kohe jõuan nagu veel nagu pointini, et kui nagu ta ütleski, et ta nagu võiks seal uudises ikkagi olla, siis ma mäletan, ma olin lennujaamas, mul ei olnud mitte midagi teha. Ja ma vist saatsin talle mingi 10+ voice'i sellele ajakirjanikule, et kes ma siis olen ja mida ma teen. Ütlesingi, et kui sa tahad teha uudist, go for it, tee. Nagu sul on nüüd kõik mu elust peaaegu teada, et lihtsalt tee. Ja mis tema nagu ütles, et oligi, et no ja, et loomulikult, et väga lahe on kõik, on ju, aga et mis sa muidu arvad Ronni X-idest? Siis küsis Merilin Nau ja asjade kohta. Ma olin, et mingi, et jah, mul on oma arvamus, ma tean igast asju, aga miks me räägime sellel teemal? Ta, ma ei tea, peedistas mind suht pikalt, tahtis kokku saada. Kas te näete kuskilt mingisuguseid uudiseid minust või kas ma andsin mingi kommentaari, kas ma käin ja esinen kuskil, flexin mingi, ma ei tea, famous sõpradega, mis iganes. Ei, nagu that's not me. Ron Nõmm on su parim sõber, on ju? Ron Nõmm on täna mu parim sõber ja et see oleks kõigile selge, me ei ole koos ja me ei hakka mitte kunagi koos olema. Okei. Ma tean, et ta on su parim sõber, aga ma tahaks küsida ühte asja. See Merilin Nauga kihlus, kas see oli publicity stunt? Tundus usutav. Tundus usutav. Kui see on hea vastus. Okei. Kes on kõige kuulsam inimene, keda sa tead? Isiklikult. No, ma arvan, et täna võib öelda, et Nublu. Nublu. Olete sõbrad? Me oleme sõbrad. Okei. Ja kas sa tunned, et Nublu on sotsiaalmeedias keegi teine, kui ta on päris elus? Jah, aga heas mõttes. Anna mulle andeks, kui sa seda näed kunagi. Minu jaoks ta päris elus süke nagu oss, nagu süke heas mõttes oss. Teda tõesti ei koti mingi kuulsus, ta ei tahagi anda neid intervjuusi, paneb pidu nagu iga teine normaalne inimene. Ei käi, ei flexi ja ei palka endale mingi turvamehi ja ei kõvata lihtsalt, inimesel on nagu räigelt plekki ja nagu ta ei käi ja ei flexi, ma ei tea, kui endale mingi uue asja ostab, et ma ei tea, ma nüüd pool aastat vaatasin neid kingi või et ma pool aastat tahtsin täiega saada seda kleiti, ta ei saa öelda muidugi seda, aga saad pointist aru, lihtsalt ma räägin, et inimesed on selle koha pealt mega erinevad. See on tüüpiline Eesti poiss on ju? Jaa, et mulle taga nagu väga sellepärast meeldib, et ta on nagu ma ei saa öelda, et on jäänud otseselt iseendaks, sest et päeva lõpus nagu meil hakkab kõigil kuulsus pähe. Ma ei ole lihtsalt jõudnud võib-olla sinna staatusesse. Et lihtsalt point on selles, et tihti inimesed nagu, kui muutuvad edukamaks, siis nad muutuvad enesekindlamaks ja kaitsvamaks ja me ajame tihti nagu sassi need ülbusega, segamini. Et ka mina vanasti olin selline hästi haavatav, pillisin iga asja peale, ma ei tea, tahtsin kogu aeg kõiki asju klaarida ja klattides oligi, ma kirjutasin alati kõigile ja pidin kokku saama ja siis sealt tekkis nagu mingi kuvand, et nagu üks käib ja räägib siiamaani, et ma mingi hullult tahtsin ta sõber olla, sest et ma tihti küsisin, et miks juhtus, miks sa enam ei suhtle muga. Ja siis mul on elus 3 tsitaati, mis mind edasi viivad. On, et elu näitab, kes on kes. Siis Emps kunagi ütles, et las räägivad. Et nii kaua, kuni räägitakse, tähendab, sa oled elus, edukas ja kõik tahavad sinu moodi olla. Need, kes räägivad muidugi. Ja 3. on, et see uks, mille Jumal on sulle avanud, ei saa mitte keegi kinni panna. See 3. on siis näiteks ongi see, et ma ei stressa, nagu mul ei ole vaja olla kuskil kaane peal, mul ei ole vaja kuskil fleksida, olla keegi teine, et tuleb ka minu aeg, nagu, kus inimesed näevad, et nagu
ma olen päris mina nagu, nad tahavad nagu päris minu moodi olla, mitte nii, et ma olen loonud mingi kuvandi, et a la, ma ei tea, ma joo ja mis iganes ja tegelikult salaja panen narksi nagu on ju, üks suunamudijatest teeb, et väga piinlik. Mitu suunamudijat? Jah. Jah, okei. Kuule, mul on küsimus. Silver rääkis mulle ühe naljaka loo sinust. Mida? Kas sa tahad teada? Ma tean, et ta rääkis. Räägi, mis seal selle Superstaari saate finaalis toimus, siis väike apsakas juhtus sul või? Ja sellega oli nagu, kui naljakas see oli, aga siis, kui kõik olid ära läinud, ma palusin, et ta teeks selle kohtuniku laua ees pilti minust ja ma olin ostnud uue kleidi just. Ma ei tea, kas ma tohin nimetada seda poodi. Muidu ma teen äkki halba reklaami, aga nagu see kleit ei olnud väga odav ja see läks lihtsalt täpselt samal ajal siit kohast katki, kui ta pilti tegi ja mu tiss oli täiesti paljas. Ja õnneks keegi ei näinud peale Silveri. Ta rääkis mulle, kuidas ta vaatas, ta oli nagu... Ta oli mingi täiesti lost, ta oli mingi... Kas ma näen seda, ta isegi ei vaadanud kohe nagu mulle otsa. Ta ütles, kuidas ta suumis seda. Ja suumis seda, siis ma olin samal ajal mingi fuck, vaata, mida sa teed. Ja kõige haigem on see, et ma üritasin selle nagu kinni siduda, proovisime uuesti ja see läks uuesti katki. Jäi, aga jah, et õnneks keegi ei näinud, et ma üritan kaitsta seda, mitte kuulujutt, aga ühesõnaga minust nagu räägitakse, et ma ei tea, et ma näitan oma tutti poolele internetile, mis iganes, tänu siis sellisele muusikavideole nagu Erootikapood. Ja see ei ole üldse mina nagu selles suhtes. Ja siis sellepärast oligi, ma ütlesin, et ära räägi jumalast kellegile seda, aga thanks Silver. Et nagu jah, juhtus. Kuule, ei, kui sa oled seksikas naine ja sa oled muusikavideos, siis las lõksutavad oma hambaid. Eks seda räägivadki tavaliselt mingid sellised meeleheitel koduperenaised või ma ei tea, kuidas seda veel viisakamalt öelda. Ei no, inimesed, kes sükseid asju räägivad, üldjuhul on kadedad, et sul on ilus keha, kadedad, et sina oled seal, kus võib-olla nemad oleks tahtnud olla või nagu negatiivsed kommentaarid tulevad negatiivselt inimeselt. Ei ole kunagi positiivne inimene, kes ütleks, et ta nüüd näitas oma keha ja nüüd ta on selline. Sama teema OnlyFansiga nagu. Ma mõelest, kui inimene tahab seda teha, siis las ta teeb. Ja stay true nagu. Jesus, fuck. Ma ütlen ausalt, kui mul oleks nagu, mitte jälgijaskond, vaid no võib ka nii öelda, aga mul oleks mingit sisu, mida müüa, ma praegult ei mõtle just oma keha, aga näiteks OnlyFans kui selline platvorm, see on ju idekas variant raha teha. Kui ma oleks mingi muusik, ma müüks täiega seal mingit sisu, mingi behind the scenes ja nii edasi, et see on nagu... Ülipaljud inimesed teevadki OnlyFansis contenti, mitte alasti kehale, aga nagu mingi behind the scenes of my everyday life. Või... ikka on kuskil mingi maakas, kes üldistab, vaata, ja see on nagu... harimatuid inimesi on. Eks see paratamatult läheb nii. Kui keegi küsiks, et ütleme, ma eeldan, et sul on ka Instagrami requestid või DM-id, on neid fake suhkruissi kontosid täis. Ma kujutan ette, et need ongi need mingid meie enda influencerid, kes panevad proovile. What? Ei no ma eeldan, et näha, et kas sa lähed sellega kaasa, tundub suht loogiline ju. Ma polegi nii mõelnud. Issand jumal. Rääkis, et on üks unikorni profiili pildiga Insta-konto, mis on siis meie koorekihi käes. Et neil on kõigil mingi see parool ja siis käivad stalkimas ja võib-olla ka kirjutamas. Ma ei hakka rääkima, pole nagu ise isiklikult neid kirju saanud. Aga kas nagu elu pole või? Jaa, sama küsimus. Mul on nagu... Kus sa leiad selle aja, kus sa leiad selle viitsimised? Ma ei tea, minu jaoks üldse kõik siuksed asjad, mingid stalkimised ja kui siuksed on nagu nii last year, aga ma tean, et mingid inimesed teevad seda ja ma tõesti ei oska suga kaasa rääkida, et miks nad seda võivad teha. Aga samas ma mõtlen, sulle tuleb neid suhkruissi, neid sõnumeid mulle. Brigitte avalikult rääkis, et talle tuli ka ja vaata, ta pani story üles, et huvitav, kas ma peaks vastama, sest tegi polli. Inimesed ütlesid mingi jaa ja siis ta tegi, nagu jagas oma screenshot'i sellest vestlusest, et ta oli mingi jaa, et ma võin sulle oma varbapilte, midagi sellist vist oli müüa. Ja ma oleks tahtnud näha, et nagu kas see on päris, sest kui keegi tahab varbapilte, siis ma võin müüa neid. Nagu... Kusjuures ma ei tea, ma ei oska öelda, mul on ka kirjutatud, et tahetakse pesu,
nagu kantud pesu või? Seda on mulle vist kõige rohkem kirjutatud, kusjuures mul ei ole nagu ma ei teagi, tui ega väga mind ei kõigutakski, aga mul ei ole üldse väga heiti. Päriselt, mul ei ole mingit sellist otsest heiti, mul oli vahepeal üks kasutaja, kes ahistas mind paar kuud, saatis mulle mingi sõimukirju, aga need ei olnud ka nagu selles mõttes niimoodi, et ma oleks viitsin isegi lugeda, ma olin mingi delete põhimõtteliselt, ja tegi seda järjepidevalt. See fake konto, see nagu need suvakad alati on, et endiselt jälgib mind, aga et isegi tema ei viitsi mulle enam kirjutada. For real nagu, et... Vaata, nad ootavad reaktsiooni ja kui sa ei anna reaktsiooni. Võimalik, et ma olen nagu suht siuke... Ma ei tea, mul on selle koha pealt ka igav, nagu ma ei räägi, ma ei viitsi draamat seda. Nagu ma lihtsalt ei viitsi, ma olingi nüüd koroonas kodus, siis ma söön oma sõnu praegult, siis ma käisin ja stalkisin ja siis ma nagu sain aru, et kuidas see nagu minu energiapotist kõik läheb. Stalkisid oma kontoga või varikontoga? Oma kontoga ja varikontoga, mul on ka varikonto. Okay. Selles suhtes mul on see täitsa olemas, aga nagu for real, ma otseselt, olen käinud selle varikontoga vaatamas siis, kui ma olen bloki all. Ja, ma tahaks väga teada, miks ma üldse olen kellelgi bloki all, kas ma olen kedagi, ma ei tea, ahistanud, sõimanud, kellelgi ette jäänud. Ma tahaks nagu väga teada. Ma siiamaani ei tea, miks mingid inimesed blokid. Ma olen Merilin Naul blokis. Arusaadavatel põhjustel. Aga siis, kui temast tuli see uudis, et ta on mingi paksu mehega kuskil jahi peal, siis mul on nagu sõprade jaoks eraldi konto, kus ma postitan mingi täiesti lampe pilte, vaata, mida ainult minu sõbrad siis näevad. Siis ma käisin sealt vaatamas, et nagu kes see paks mees siis on ja nagu, mis ta teeb ja nagu, kas see on päris? No. Ja siis, kas tal on päriselt suhkruistu? Anita Sibul on väga avameelselt öelnud, temal ongi vanemad, rikkamad mehed. Ja, seda ma tean. Aga et kas Merilin nagu teeb nalja sellega, et ta on paksu mehe jahil või? Tead, ma ei kujuta ette, kusjuures ma täitsa tean isegi, millest sa räägid, ma nägin seda pilti ja eks ma teangi mingeid asju, mida ma avalikult ei hakka jagama, et ma ei teagi, igas naljas on kübeke tõtt või? Nii. Okay. No igatahes näeb välja, et elab oma parimat elu kuskil Dubais praegu ja nagu good for her, ma tahaks ka Dubais olla mingi jahi peal, küll nagu enda raha eest, aga... Jah, ega ma ei oski kaasa rääkida, ta on üldse üle maailma kuulus ja rikas ja igal pool tema elab ja käib ja ei teagi. Edu. Mina ütlen edu. Kõigile edu, aga kui sa peaksid mõtlema oma peas, kes on kellega sa kokku puutunud oled, kõige siiram sisulooja või tuntud inimene, keda sa tead, kui mina mõtlen, tead, ma ütleks Seidi vist isegi, sest ta on päriselus samasugune veits nagu crazy. Aga mina tahaksin siinkohal jälle mainida Ronni sellepärast, et väga paljudel inimestel on temast eelarvamus, siis ta ongi endast mingi klouni kuvandi natukene loonud tänu siis mingitele inimestele on ja. Et ta on nagu üks intelligentsemaid ja targemaid inimesi, keda ma tean. Ja ta on nagu nii südamlik ja heatahtlik, et ma lähen lausa närvi. Ma natuke teen ka iluteenindust ja tihti inimesed küsivad siis mult teiste inimeste kohta. Ma muidugi väga ei armasta seda teemat, aga Ron on nagu mingi põhivend lihtsalt. Inimene ei tule mulle ripsmetesse, vaid hakkab mult küsima mingi ala, kes on Ron Nõmm ja kust ta raha saab. Siis ma olengi lihtsalt nagu mingi... Kust ta raha saab? Issand jumal. Et nagu, why the fuck you care lihtsalt? Aga ühesõnaga, et couldn't care less. Aga sellegi poolest ma olen alati teda kaitsnud ja ütlen ka praegult, et ta on mega tark. Ma tõesti ei tea, et miks tast lõpuks siis siuke kuvand on tulnud. Vaata, sa võid 10 korda... See sama Brigittega, et ta mingi lolli vennaga ei viitsiks ka koos olla ju, näiteks. Jaa, seda küll. Sa võid 10 korda head teha, 1 korda teed midagi valesti ja see jääb sinu nii-öelda legacy'ks, mis kõik mäletavad sind selle põhjal. Et ma olen nagu nõus ja see ongi minu vastus su küsimusele, et tegelikult Ron on praegult selline inimene, kes mina arvan, et ta saab täitsa niisama peksa vahepeal. Aga kas ta on kuidagi üritanud, kas ta on sotsiaalmeedias väga aktiivne või kas ta näitab oma elu või kas ta laseb inimesi sisse, sest paratamatult, kui sa hoiadki, ütleme ainult selle Ronny G teema peal seda
inimesed ei näe ju, ta followerid ei näe. Sest teda ei huvita. Kes ta tegelikult Vaata, on. kui ta oli näiteks siis oma endise tüdrukuga koos, kas sa nägid teda kuskil fleksimas, kas sa nägid kuskil sõna võtmas, kas ta on kuskil ära kasutanud seda nime? Noh, et Brigitte oli ikkagi väga edukas, olgem ausad, on tähendab. Aga ta ei ole nagu kunagi seda ära kasutanud, et kui me vaatame mingisuguseid vanu intervjuuse või mis iganes, kus nad kuskil kas võigi mingi TV3 peal koos olid, siis Brigitte nagu ikka latad ära aina ja siis Ron on samal ajal kõrval lihtsalt mingi. Et noh, et nagu teda ei koti lihtsalt siuksed asjad, et ta ajab mingi oma asja ja ta on täitsa siiras vend selle koha pealt, jah. Suunamudijad üleüldiselt hoiavad külje all teisi suunamudijaid ja tuntud inimesed käivad ikka enamalt läbi tuntud inimestega. Kas sa arvad, et need sõprused on päris või need on ehitatud üles mingisuguse kuvandi peale, et me aitame üksteist? Selles suhtes, et ma arvan, et kõik sõprused ei ole alati siirad. See ju iga intelligentne inimene saab sellest aru. Jälle nimesi ei nimeta, aga kui sa üks päev oled nõus inimest ära tapma, on ja talle peksa andma, teine päev olete parimad sõbrannad, siis tegema valesti on ju. Samas ma olen nagu sellel seisukohal, et loomulikult sa pead ennast ümbritsema õigete inimestega, edukate inimestega, seal tuleb ka kõik see manifesting ja nii edasi, on ju, see on ju kõik loogiline. Et vabandust, ma ei mäleta su küsimust, et mis et kas influencerid, kas nad on päriselt omavahel sõbrad või tihtipeale on siuke fake kuvand loodud, et üksteist kuidagi edasi aidata milligiga? Pigem on ikkagi see, ma arvan, et meil Eestis vähem, see ongi jälle see, et mina selliste inimestega väga palju kokku ei puutu, et mul ongi mingid inimesed, kes on edukad, mul on mingid tuttavad, kes on mitte sõna otseses mõttes asotsiaalid, aga ongi mingi näiteks töötud või on ennast, ma ei tea, on mingi Mustamäe joodikud näiteks, sorry, ma olen Mustamäel elanud, ma tean sealt, ma arvan, peaaegu kõiki inimesi, üldistame on ja. Ja samas ma tean ka inimesi, ma ei tea, kes käivad Eurovisioonil ja teenivad väga suurt raha, et I'm still doing me, nagu ma ei tea, ma ei oska isegi sellele võib-olla niimoodi vastata, et ma täiesti tõsiselt ei saa aru nendest inimestest, kes viitsivad suhelda kellegiga mingil ärakasutamise eesmärgil. Aga tihti on ka see, et algab võib-olla ärakasutamisega, aga lõpuks tärkabki sõprus. Võimalik armastusega on sama teema ju. Ja veast armastuseni väga õhuke suke piir. Ma olen nagu selles mõttes, jah, ei oskagi sellele reaalselt tegelikult vastata, et tegelikult ma arvangi, et inimesed tihti ikkagi kasutavad üksteist ära. Aga see töötab. Kahjuks see töötab. Aga ma ise üritan ajada seda joont, et ikkagi kui kunagi peaks keegi must kirjutama, et siis ma ikkagi olen Natalja Süskova, mitte kellegi eks või kellegi tütar või ma ei tea, kellegi naaber. Ei, see on põhiline. Sa pead ikkagi iseendaks jääma ja nagu muud moodi sa tegelikult kuskil läbi ei löögi. Ja siis sa hakkad taga ajama seda, kui sa teed endast mingisuguse kuvandi, et sa pead kogu aeg püsima siis selles kuvandi, siis see muutub väsitavaks. See muutubki väsitavaks ja ma ootan seda hetket, kus need inimesed murduvad, kes elavadki seda fake elu, see juhtub. Vahet ei ole, kas see juhtub see aasta, järgmine aasta või kui nad on 40-aastased inimesed, varem või hiljem neil tuleb see väike murdumispunkt. Ja vaata, kust maalt sa jaksad oma valesi taga ajada, mingi hetk sa hakkad endale vastu rääkima mingite asjadega. Paljud teevadki seda sellegi poolest. On nad pildil ja keegi isegi nimetab neid legendideks ja nii edasi. Tead, mina tunnen, et nagu ühe asjaga ma võin tõesti ennast nagu patsutada õlale ja öelda, et ma võin näkku ka öelda, kui mul on kellegist halb arvamus. Sama. Ma olengi selle pärast ülbe bitch vist. Ma ei viitsi hakata teisi süüdistama või millegi taha peituma, miks ma kellegist sitast olen rääkinud. Sama. Olen, siis olen. Ju sa siis tegid midagi, mis mulle ei sobinud. Ja ma usun, et ma püsin nagu 100% ausana, ma ei viitsi gossipid, kuigi praegult. Esiteks, kuigi praegult see ja teiseks, gossip on miski, mis see nagu, sind huvitab, mis teiste elus toimub. Mind vähemalt, mind huvitab, kas Hailey Bieber ja Justin Bieberi abielu on karile jooksmas või see läheb hästi. See on nii haige, et sa seda mainid, ma olin reaalselt taksos, ma nägin mingit uudist, sama, ühesõnaga sama, issand, ma ei hakka isegi jätkama. Mind huvitab, aga samas mind ei huvita nii palju, et ma hakkaks kellegi elu selle pärast kuidagi
nagu häirima või ära rikkuma või? Eks meil kõigis on eriti naistel mingi sihuke uudishimu ja tahaks nagu teada ja ma ei tea, mina isiklikult ei tunne väga puudutatuna ennast mingitest teemadest, nagu ma ei loe väga uudiseid. Kas sa tunned, et uudised on rohkem, ütleme uudised, mis teevad siis näiteks Kroonika ja siuksed, kas see on klatš? Sest kollane meedia. On ju? Et ma räägingi, et see minu uudis tuli ka ju Roniga Kroonikas välja ja selles suhtes suur au ja kiitus sellele ajakirjanikule, kui ma ütlesin, et ma ikkagi mingi hetk plahvatasin ja ütlesin, mida ma ikkagi arvan mingist inimesest ja ta ei kasutanud seda minu selja taga ära, kuigi muidu räägiti mulle, et see ajakirjanik on siuke ja ära taga tegemist tee. Ma sellegipoolest ikkagi rääkisin, aga mu jutud ära ja pole ju ühtegi uudist. Samas nad teevad lihtsalt oma tööd ja loomulikult, et ja selles suhtes, et mina ei ole kuskil, ma ei tea, mingi saatejuht ja ei soovi hullult pildil olla ka ja ma ei tea, mind nagu ei häiri otseselt, nagu mind ei puuduta see teema, ma ei oska kaasavata nagu rääkida, et mul ei käi keegi akna taga mind pildistamas ja ei küsi mult, kellega ma magan ja nii edasi. Kuigi sellegipoolest, nagu sa ütlesid, ma teangi väga palju tuntuid inimesi ja järjekordselt ma ei kasuta seda enda kasuks ära, Õige. Ma tean sind ka päriselus ja nagu nii palju, kui ma sind tean ja nii palju, kui ma olen näiteks Silverilt kuulnud, sa oledki alati täiega siuke humble, down to earth. Sa oled keeva verega, aga sa ka ei peida seda, et sa oled täpselt selline, nagu sa oled. Ja seda ma hindan inimeste juures kõige rohkem. Ja ma usun, et ma ise suudan ja olen samasugune ja ma lihtsalt soovin, et see... Ma tean, sa oled samasugune, ma ükskord nägin ka siin Solaris, et sa nägid välja nagu parm, sorry. Täpselt. Ja me olime mõlemad sellised, ma olin ka sõbrannaga just mingi 3 päeva olema mingi pidu pandes, ma olin mingi ära nüüd solvu, ma olingi, et sa olid just vahetult enne seda ka Ripsmetes mul käinud ja siis ma ütlesin ka sõbrannale, saad aru, mul on nii Mark, vaata, ma ei saa aru, kas see on Aada või mitte, et kui ta praegu mööda läheb, kus ma ütlen talle tšau. Reaalselt. Kas ma nägin nii rätset välja? Ei, sa olid oma smullis ja sa olid ka mingi kapuuts peas ja suht külm aeg ka, vaata, olid ka oma ugides ja asjades, siis ma olingi mingi, et tavai, lähme siia poole siis. Ja nii me ei ristunudki, meie teed ei ristunud. Aga näete, ma annan teile ausust, ma käin poes ja ma olen parmu välimusega, ma ei pane meiki peale. Vot, aga see ongi, aga Instagramis samamoodi storidesse. Kui mul on punn, siis ma teen sellest punnist lähedalt pildi, on ju. YouTube'is näeb veel eriti ausalt mind. Ma täna näiteks rääkisin sellest, kuidas ma hommikul pigistasin punni ja kõige paremad punnid on need, kust pritsib välja, on ju. Rõve, aga ma olen nõus. Punne pigistada, aga ma vihkan, kui mul need on. Jaa, nõustun. Aga täpselt ongi see, et nagu keep it 100 ja ma tahaks loota, et sisuloojate community kuidagi tärkab ja muutub paremaks. Ei muuda, vaata, aga... Jaa, aga nagu milleks ussitada? Me kõik teeme sama asja ja siin ei ole mingi competition kellegil. Meil on piisavalt ruumi, et kõigil olla edukad. Mina arvan täpselt samamoodi ja sellepärast ongi, et you do you ja ärge mingi ussitage ja... Ja kui ussitavad, ärge lihtsalt hoidke eemale. Ma üritangi eemal hoida, aga see seifi näide näiteks on ju, et... No ja ikka tulevad, on ju. Et sa võid olla mingi oma ette ja ikka keegi kuskil viitsib klähvida nagu selles suhtes, et lamp täiesti... Las koera tauguvad, ma arvan nii. Et kui sa nagu vaatad seda podcasti ja tunned, et sa... Ennast puudutatuna. Ja puudutatuna, siis ära tunne. Ei jah, ma ei tea. Ja kui sa oled siuke hall hiireke või inetu pardipoeg või arvad, et sa ei ole edukas, siis sa ei pea tegema igast nõmedusi ja inimesi ära kasutama edu eesmärgil, et igalühel on oma aeg, arvan mina. See on minu väike siuke. See on väga hea noot, millega kokku tõmmata see. Ma arvan täpselt sama. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Fun klatši siuke õhtu ütleks, aga tegelikult kell on mingi 1 päeval. Nii et aitäh vaatamast. Ma olen kindel, et teile meeldib klatš, muidu te ei vaataks mind, on ja näeme juba järgmisel reedel. Pidžaamapidu Aadaga on hullamiskindel. Näpsi, parim madrats.